No näed, täna on 1. aprill, mõnus õhtupoolik, päike paistab ja meie oleme täies hoos. Ehk tänaseks on juba meie esimene paadikalastusvideo üles jõudnud. Ehk siis nädala jooksul lööme nüüd 3. kord järvele. Ja esimesel aastal käisime üldse 3 korda kokku. Kogu aasta peale üle-eelmine aasta jah. Ja eelmine aasta jõudsime 4 korda. Et see aasta tuleb vast ikka rohkem. Ja noh, mis siis ikka, ega meil on lihtsalt ussid ja ei viitsi kohe seda paati ka jälle ära tarida keldrisse, et siis kasutame seda hoogu ära. Ja püüame veel. Vaat sellises ta on, sellises komplektis Intex Mariner 3 oli jah. Et jah, sellise jalgpumbaga nüüd pumpanud oleme ja esimene aasta pumpasime selle käsipumbaga. Ja noh, sellega saab ära, et paat on tänaseni ennast õigustanud, ei ole probleeme, kui ja pumpama ka täis, või preili pumpab täis ja siis vaatame edasi. Sina tegeled täna patjadega. Ahah, okei. Et jah, need istepadjad on ka siis sellised, siin on siis selline põhi, selle läheb paati sisse. Huvitavalt sellised jah, lahtiselt sellised plastmass latid sees. Aga jah, siin on siis veel aerud ja nood. Nii, ja paat ongi nüüd stardivalmis. Aga siin midagi, võtame otstest. Siin on head sellised sangad. Ja pääsed pikali keer ühe käega on natuke. Ühe käega on nagu on. Aga saab hakkama, siis tuleb siia nii-öelda järve äärde ja vaikselt vette. Vaatame, et siin mingit risu-räsu ei ole. Vaikselt külgedelt vette tõstma ja noh, tõstame siis niimoodi ta järjest vette. Natukene peab rohkem tulema oma külge. Nii. Ja nii. Nüüd läheb preil peale. Jah, te sõidab minema. Ei sõida. Ja nüüd Head aega. astun mina, ei ole veel head aega. No kurat, ikka ronis paati. Ikka ronisin paati, jah. Niimoodi. Nii, aga esmalt täna tuli meil üks sõnum ka, et vaatame korra siia vahele, et mis sõnum see oli ja mis värk toimus, kus pakk tuli. Piilume sisse. Siis tuleme tagasi järve peale. Nii, nüüd oleme korraks jälle maismaa peal kodus ja pakk siis, mis meieni jõudis pakautomaadi kaudu on selline. Ja ega sellist pakki tuleb lahti teha ainult väga filigraanse töövahendiga. Just tegelikult ma ütlengi, et see Fällniven A1 võib olla üks väga kuri peletis, aga samas on seda võimalik kasutada ka sellisteks pisitöödeks. Fällniven noad on siis esindatud laias valikus Millpoe, e-poe kodulehel. Nii et kes veel ei ole tutvumas käinud, siis visake pilk peale. Aga kindlasti ma selle noaga teen veel 1,2 eksperimente varsti, et näidata teile, milleks see nuga võimeline on ja miks võib-olla üks nuga maksabki rohkem, teine vähem. Loksus ja lonksus, ütleks. Vot nii, midagi tuttavat, ühesõnaga disain ja bränd on tuttav. Ja siin on nüüd meile vist kindlasti üksjagu uusi maitseid järgmisteks seiklusteks. Ja eks me neid hakkame järjest siis proovima. Tegu on siis Viva Eesti puhul ungarlaste tootega. Nii palju ma siis kodulehelt juurde lugesin. Ja noh, eelmine kord oli üks väga hea, oli see jõhvika maitseline. Siin ma näen juba, et on näiteks täitsa vitamiinid, C-vitamiin, D3, lemoni maitseline, kollageeni, magneesium. Et noh, see on täiesti kohe vitamiini spetsiifilised joogid. Must tee, must jäätee. Tundub, et seekord on väga palju erinevaid uusi maitseid. Nii et väga kihvte. Nii et suured tänud Viva
tiimile meie poolt ja kindlasti proovime ja jagame edaspidi siis oma kogemusi. Ja nüüd vist võib-olla võtangi ühe väikse lonksu magneesiumivett, kuna ma olin siin ühel loodusretkel ja seal tõmbas kurat ühe säärelihase krampi. Nii et see vihjabki tõenäoliselt magneesiumi puudusele. Täitsa okei. Väga hea. Ja neid jooke siis saab Viiva kodulehelt, et vaadake. Ja seal on ka siis võimalik teil kasutada meie sooduskoodi. Et neid veel poodides vist endiselt ei ole, aga hoidke Facebookis ja kodulehel silma peal. Üks asi veel vahele, et nüüd seda videot ma teen juba peale meie seda kalaretke, mis nüüd kohe siit järgneb. Ja kohe väike vihje, et saaki saime. Ja see saak oli kohe nii-öelda mitmekülgne, et seda sai nii hõimlastele praadimiseks, kui ka üksjagu ongi sügavkülmas. Ehk tegelikult siin tulebki meil nüüd tõenäoliselt järgmine projekt kalakotlite tegemine ja äkki isegi kuskil looduses. Nii et juba infoks ma nüüd selle video lõpus selle unustasin mainida, kuna ei olnud veel nii kindel. Aga nüüd arvan, et me teeme ära lähiajal. Igatahes lähme nüüd loksume järvel edasi. Nii, nüüd oleme siin tagasi. Tuul on täna siis maantee poolt. Jälle paneme ennast siia vastu seda kõrkemassi. Puhub meil siia kõrkemassi sisse, et siis me ei triiv eemale. Eks me peame nüüd siit hakkama siis proovima. Vaatame, kuidas täna on. Väga palju võimalus salatit saada. No, salat käib elu juurde, taldrikuleege, toitumispüramiid, agentuurid, nõustajad, kõik. Selline see elu on. Toitumisnõustajad on nõus sinuga. Ja. Nii, vaatame siis nüüd. Ega täna meil nüüd kalatoitu kaasas ei ole kalasööta, et saamegi võrrelda, kuidas siis on ilma või koos selle pallindusega. Et millega sa tegeled? Kaugusviskega, nüüd said ka paika. Nüüd on meil mõlemal muidugi suurem konks, Kelly pani ka sama suure konksu, et eks siis on näha, kuidas see asi siin toimib ja mis siin üldse toimib. Juhuu, ja ongi jälle hooaeg. Tänane päev on avatud. Vilja muudku rääkis, vaata, ei võta. Ei võtnudki sul. Ta nii lainetab, et see ei saa arugi see õng sul. Et ta on otsas või otsas ei ole, et see on nii väike kala ka. Kellil on juba siin 2 kala käes. Sellised alla keskmise särjed. Mina panin nüüd teise õnge ka ikkagi. Vaatame, kas see väike õng jälle toetab ja aitab nagu eelmine video. Suurem on kuidagi tuimem, jah. Ma ei tea, me vaatame, mis seda kõige rohkem mõjutab. Et tina ka ei ole nii madalal konksu juures, et see peaks kuidagi ehmatama. Kas siis tõesti see värviline kork paistab nii kaugele? No mis sa teed? Püüab siin mind. No jah. Kes see lahti tulin kohe sinu? Ega see ongi treenimis, kui on tuul, siis ongi hea, treenib seda viskeoskust õnge valitsemist. Ja ma räägin, et treenib ka õnge valitsemist siin tuulin ilm. Hea kogemus. Mul ka oli midagi, aga Kelly sai jälle. No jah, need on sellised pisemaid ei tahagi, et need võib tagasi lasta. Huvitav, et pole üldse ahvenat näinud. Laupäeval ei olnud, pühapäeval ei olnud, täna ei tea, kas näeb. Ahven ka ei tegutse. Ainult särjed tegutsevad. Nii, mis see teeb? Midagi. Päike hakkab kohe möllama siin, kui tema panen. Näed. Sellised tulevad, need on need unnakalad. Aga unnaga me ei püüa. See läheb tagasi. Vaat nii. Praegu tulevad sellised särjed, et sellistest teed seda särjekotletti. Võib-olla nüüd selle video ajaks on meil juba ideid, kuidas teha särjekotletti. Vaatame, kuidas siin ikka nüüd näkkab, äkki tuleb suuremaid ka. Kas siis suurem? Preilil ikka asi edeneb. Jälle üks ilusam särg. Ikka sul edeneb. Pole midagi öelda. Mina siin 2 õngega ka ei tee nii head tulemust. Sa ikka see kalade kuul sündinuna oskad seda maagilist keelt.
No nii, sain ka ühe sellise jälle kätte, et ega ei tea, huvitav jah, siin kõrki ääres võtab, ega see on sinna 1,5 meetrit on see laius, kus võtab ja siis mida rohkem järve poole, seda vähem võtab. See teeb, siin oli kala otsus. Nii, vahetame natukene asukohta ka. Peab ju katsetama. Kelly hoiab nüüd 3 õnge. Mina siis siit sõuan sinna saare poole. Vaatame siis teiselt poolt ka. Nii, vaata, kus on erinev. Siin teisel pool saart on poole vaiksem, rahulikum. Proovime siis siin kuskil esmalt. Ja siis vaatame, liigume veel edasi, kui vaja saare ümber. Noh, jälgime, kuidas ta siin läheb. Ma saan ennast kinni ka siduda, kui vaja. Aga võib-olla peabki. Jah, ta tahab mind ära viia ka, jah. Okei. Näed, jälle tuleb. Jälle tuleb. Said kala jälle, jah? No näed, tuleb. Juba 3. Aha. Ja minul tuli nüüd ilusam särg. See on... jääb küll alles. Ilus hõbedane. Võtte, kuidas sinul läheb? No, näed. 2 õngega. Tuleb ka midagi? Tuleb ka midagi? 2 õngega, praegu veel ei tule. Soh, kas sa lähed öelda, et sa jääd jälle prillile alla? Tuleb nii välja võib-olla, jah. Nii, jälle said. Sai. Minul on need 2 õnge siis niimoodi siin. Ikka väiksemaid on siit tulnud. Ma olen 2 tükki ka tagasi lasknud. Ühe jätsin alles. No, püüame ikka midagi suuremat ka veel. Ei taha veel kohta vahetada. Aga võib-olla läheme ikka veel teise kaldasse tagasi. Ei tea. Noh, nüüd siin jälle võtab. Liikusime natukene siit edasi, siis mul hakkas ka võtma. Nüüd Kellil vist väga ei võtta. Jah. Et need parved on või noh, teatud kohtades ja siis pead ise niimoodi jälgima. No, mul seal jamab. Vaatame, mis ta endast kujutab. Noh, sellised tulevad siin. Ja peab ikka vist kohta vahetama, muidu need tulevadki need väikesed ainult. No, kõige suuremad on sellised. Sellise jätab juba alles. Nüüd tuli 2 sellist kenamat särge. Ühe painub ära, aga võib-olla tuleb nüüd siin teisel veel. Ahah, võtame. Mis see teeb siin? Siin kogu aeg jälgima, et õnget puntrasse ei lähe. Preili, õigel hetkel nüüd ma just ei filminud. Aga juba filmin teise kaameraga. Väga ilus. Väga ilus. No, mul ka siin hakkab nüüd vedama jälle. No vaatame, mis siis teevad. Nii, üks võtt käib, ega raske on jah seda võttu peale siin saada, et oleks kala ka näha. No kurat, ikka mul ei lähe. Kellil oleks juba see peas see kalavõtt peale jäänud. Aga noh, ma pean teise GoPro kaamera ikka. Kalapüügil peab mitu kaamerat olema, siis saab ilusaid võtte peale. Aga noh, ei saa kurta, et oleme üksjagu suuremaid särgi ka saanud. Et siin ikka neid on. No, täitsa hea, et siit viimegi pereliikmetele, teistele pereliikmetele ka praadimiseks ja süüa. Väiksemad saab ka hästi krõbedaks teha ja ära süüa. Et siin ühe laari panime sügavkülma. Oot, nüüd sain küll peale. Nüüd ma sain küll peale. Oot, nii. Ja mitte vist mingi kribu. Ei, kribu ei ole, jah. No, selliseid juba täitsa on nüüd hea. No, nüüd vajab üks väiksem ka jälle. See läheb tagasi. Ei ole vaja neid väikseid. Jah, õnneks läheb neil hästi, et nad ei söö ennast sisse. Konks on ka suur. Et jah, suurema konksuga ikka püüaks neid vähem püüda. Neid väikseid. Panen vahepeal selle ühe õnge nüüd kokku ära, eks ma varsti hakkame lõpetama ka. Püüan veel ühega edasi. Et on päris hästi, et oleme siin juba üksjagu aega püüdnud, paar tunnikest. Et varsti läheb pimedaks ka.
ja nii ta on. Mis sul siis on? Ahaa, no vaata kummaga nüüd rohkem sikutab. Ja kumb järele annab. Nüüd on see huvitav olukord, et mõlemad pidi saad tõmmata. Jah, see on vihje, et tuleb varsti lõpetama hakata. Ma panen korra peal selle pähe. Vaatan, kas mu sealt tuleb või midagi. Tuleb või ei tule. Noh, midagi ta teeb mul seal täpselt selle kõrke kõrval. Täpselt kõrke kõrval. Nii, aga ei taha otsa jääda. Pisikest on jõudu küll vedada, aga otsa ei jää. Nii, ja kas midagi, praegu läheb juba õng kokku ära. Kelly pani ka ühe õnge kokku ja loeme korda läinuks, et ega siin peab jätma midagi teiseks korras ka. Et siis on jälle hea tulla, jälle hea avastada, uurida neid sopikesi. Ja võib-olla õppida vahepeal ära mõne teise kalaliigi püüdmise peale särje. Ei, mitte ahvenat, noh, mis siin on? Ei tea, latikat kuidagi. Noh, linaskit ma ei usu, et siit ma kuidagi kätte saan õngega, aga ei, ma võib-olla peab mõtlema jälle. Siis maisiga tulema või söötma sisse siin ja vaatama mullitamist ja noh, jah, kuidagi niimoodi. Kuidagi peab mõtlema. Ja kas midagi tuleb hakata ära minema. Kiire sõit teha ja väljaminek. Kas sa jääd siis ööseks? Ei. Need on kõige parem hetk. Kus sa lähed, maapin? Nii. Hopsti. Ja nüüd sinu kord. No. Mõtle, mis sa teed? On hull. Võtame nüüd külje pealt. Nii. Nüüd oleme kodus, vaatame siis saagi üle. No, tänane siis selline. Igas mõõdus särjekesi, noh, suur osa väiksemaid ikka tagasi lastud, aga noh, mõned siin veel ikka on sellised. Aga need on hea ikkagi ära praadida krõbedaks, kuldpruuniks, maitsaine peale ja siis on selline kalasnäkk, et noh, täitsa tipp-topp. Ega siin ongi, sellega ma tõenäoliselt nii, et pärast nüüd läheb sügavkülma või noh, tõenäoliselt ma viin teistele pereliikmetele ka. Praevad ka läbi ja vot, edega ma siin nüüd puhastan ära ise lihtsalt ja nendest ma veel kotleti ei tee. Järgmine kord tõenäoliselt teen kotleti ka. Aga noh, mis siin ikka siis, et oli jälle üks kalavideo järgi ja näeme siis järgmine kord juba vast mõnel teistmoodi projektil. Tšau!